ja kõik on vaikseks jäänud, siis tulen ma. Tuua igatsed miskit, mis on väärt, mis sulle rõõmu toob. Sul rohkem toon, kui on laul, sest mu laul pole see, mida igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Ma tulen tagasi nüüd su juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Anna andeks kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ajastute kuningas ei väljendada sa, kui palju sa väärt. Kuigi vaene ja nõrk, kõik sulle kuulub vaid, iga südamelöök. Sulle rohkem toon, kui on laul, sest mu laul pole see, mida igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Ma tulen tagasi nüüd su juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Anna andeks kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ma tulen tagasi nüüd su juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Anna andeks kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ma tulen tagasi nüüd su juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ja isa, me tõesti tahame tuua kõik tänu ja kiituse sinu nimele, issand. Isa, me täname, et sina oled meie Jumal ja meie võime olla sinu lapsed. Issand, me täname sinu poja eest, kes on tulnud, et meie saaksime olla koos sinuga, issand. Tänu sulle, Jeesus. Aamen. Ja nüüd kõik kallid lapsed, ma palun, et te tulete siia ette. Kohe sealt pingi vahedest ruttu siia minu juurde. Ja täna me teeme natuke teistmoodi. Et me neid patju ei võtagi, vaid me tuleme ja seisame püsti, sest me tahaksime täna teha laste sõnumi muusikaliselt. Tõuseme kõik püsti koos kogudusega ja pange hästi tähele, mida me nüüd lapsed hakkame laulma. Ja ma palun, et te teeksite ka kaasa liigutusi, sest pärast tulevad küsimused. Kas kõik on kohal? Nii, kõik seisame püsti ja koos kogudusega. Sõnad tulevad siia ülesse. Paneme hästi tähele. Me Jumal on suur, nii tugev, nii võimas, pole midagi võimatut tal. Nii et vaadake liigutusi ja laulame kõik koos kaasa. Me Jumal on suur, nii tugev, nii võimas, pole midagi võimatut tal. Me Jumal on suur. Me Jumal on suur, nii tugev, nii võimas, pole midagi võimatut. Ta tähed tegi, mere tegi,
Jumal on suur, nii tugev, nii võimas, pole midagi võimatut tal. On kogu maailm, tema käes on kogu maailm, tema käes on kogu maailm, tema käes on kogu maailm, tema on vihm ja tuul ja rahe, on vihm ja tuul ja rahe, tema käes on vihm ja tuul ja rahe, tema käes on vihm ja tuul ja rahe, tema käes on kogu maailm, tema käes on väiksed armsad beebid, on väiksed armsad beebid, tema käes on väiksed armsad beebid, tema käes on väiksed armsad beebid, tema käes on kogu maailm, tema käes. Ta tegi sind ja mind sõpradeks, ta tegi sind ja mind sõpradeks, ta tegi sind ja mind sõpradeks, on kogu maailm. Teeme seda salmi veel, leia kellele öelda ja anda käsi. Ta tegi sind ja mind sõpradeks, ta tegi sind ja mind sõpradeks, ta tegi sind ja mind sõpradeks, on kogu maailm tema käes. Ja nüüd ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. Ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. Ärgem saagem ja nii suureks, et me väikseid ei näe. Ussikest roomava, sipelgat, töökat ja last, kes veel ei käi. Ei, ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. Ainult see, kes vaatab elu lähedalt, näeb Jumala imesid. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu, näitame küünalt, ja kõik, kes on päästetud, valguses säragu, kõik, kes on päästetud, kõik, kes on päästetud, valguses säragu, ei seata küünalt varjule, ei seata küünalt varjule. Valguses särab see, ei seata küünalt varjule. Valguses särab see, ei seata küünalt varjule. Valguses särab see, saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Saatan püüab rikkuda, puhume ära kõike, mis valguses. Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Valguses särame. Lähme ükskord veel, kõik, kes on päästetud, ja plaksutame kaasa, kogudus ka, ja kõik, kes on päästetud, valguses säragu, kõik, kes on päästetud, kõik, kes on päästetud, valguses säragu, kõik, kes on päästetud, kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Ja nüüd küsimus. Kas keegi mäletab midagi, mis nendes laulus oli juttu? Kas kedagi, kellest oli juttu või millestki? Kellel on midagi meelest? Kes tahab öelda? Millest me praegu laulsime? Jumalast. Ja mida temast? Mida ta teeb? Ja mida Jumal teeb? Heasi asju. Heasi asju. Ma tahaksin, lapsed, et täna sellest sõnumist jääks teile meelde, et Jumal on kõik võimas. Esiteks. Siis, et Jumal teeb imesid
ja väikseid imesid, et me märkaksime neid igal päeval, et meie Jumal on selline, kes on kõikvõimas, ta teeb imesid ja ta on teinud meid sõpradeks üksteisega, aga meil on võimalik saada sõpradeks Jeesusega ja siis tema armastust teistele välja jagada nendele, kes tulevad meie tee peale, kellega me kokku puutuma. Ja nüüd minul on selline palve, et kõik, kes meie ei ole veel saanud Jeesust oma sõbraks ja meie, kes me ei tunne veel Jumalat, et me võiksime seda täna teha ja meie palve tuleb ka muusikaliselt. Veel üks laul. Mind Jumal armastab, teda palun ma, talle ülistust ma toon, siis ta kuuleb mind. Siis ta kuuleb mind, kui ma koputan, mu issand, vahitsa, mind Jumal armastab, teda palun ma, talle ülistust ma toon. Siis ta kuuleb mind, kui ma koputan, mu issand, vahitsa. Aamen. Ja nüüd te võite minna oma pühapäevakoolitundi. No nii, nüüd on meil aeg panna tähele meie koguduse teateid. Täna kell 6 on võimalus osa saada meie ajakiri Kodudel webinarist teemal elevandid, kellest me ei räägi ja seda arutelu juhib Mart Nelson ja kestab umbes kella 8. Kuigi tundes neid arutelusid, siis need tavaliselt on nii huvitavad, et need lähevad natukene üle, aga see on ju hea. Siis teisipäeval kell 18.30 on meil piiblitund ja palveosadus Matteuse evangeeliumil, juhatab Joelaulis ja see toimub endiselt Zoomi keskkonnas. Siis neljapäeval kell 6.45 hommikul on meeste palvus ja hommikusöök. Kindlasti tulge kõik mehed. Siis veel neljapäeval kell 11.00 on palve ja piiblihommik, mida juhatab Mati Holman. Teema seekord on kindel tugi. Ja siis selline erakordne neljapäevane teade, et kell 18.00 sellel neljapäeval on meie koguduse konverents, nii et kindlasti, kui sind huvitavad need asjad, mis siin koguduses toimuvad ja mis meie edasised plaanid on, siis kindlasti tulge kohale, et seal me neid plaane räägime. Siis pühapäeval, järgmine pühapäev kell 10.00 on jumalateenistus armulauaga ja sellel pühapäeval on siis ka noorteteenistus. Siis on sellised erakorralised teated, et maikuus on 3 päeval võimalus kuulata ka avatud kursus teemal Jeremiia, kuidas teenida prohvetlikult meie kaasaegses maailmas. Et siin on need kuupäevad ka siis sellel plakatil ära toodud, et esimene on juba 6. mai ja teised on siis 16. ja 17. mai. Ja siis selline info ka, et 13. mai on emadepäevale pühendatud naiste seminar. Et kindlasti kõik naised võtte kindlasti osa sellest. Et see kõik info on ka siin plakati peal olemas. Aga nüüd on noortel meile üks erakorraline teade veel ja ma palun, et nad tuleksid siia ette. Tere hommikust, kogudus! Ma tahtsin teile näidata, kui palju toredaid noori meil on. Ja me tahaks mõned teated edasi anda, mis puudutavad noori. Nimelt esimene on natukene ajalukku, mis puudutas eilset ja üleeilset päeva. Nimelt toimus meil Tartus kasvulava, kus me õppisime suhtlema. Tundub, et see on kõik nii lihtne, aga teate, mina tulin sealt tagasi ja mõtlesin, et ma kõigepealt mõtlen, kas ma julgen kellegagi rääkida, sest see, kuidas ma midagi ütlen, võib teise jaoks midagi hoopis teist tähendada. Aga tegelikult oli see väga hea, sellepärast, et ta pani mõtlema meid, kuidas me räägime, kuidas me väljendame ja kuidas me hoolime ka oma hoolivust.
oma hoolivust väljendame. Ja see oli üks väga hea kasvulava. Nii et ma usun, need noored, kes seal osalesid, oskavad tänasest edasi paremini suhelda ja paremini väljendada ennast. Aga järgmine teade puudutab meil järgmist laupäeva. 6. mail toimub kevadmatk Rõõsal. Ja sinna on noored oodatud, aga sinna on ka teised kogudusliikmed oodatud. Nii et kui kellelgi on vaba, järgmine laupäev, kell 11 Rõõsal, Matkaraja parkimisplatsis kohtume ja veedame ühe toreda päeva koos. Me saame mängida, saame matkata, saame süüa, saame koos osaduses olla ja laulda. Nii et tere tulemast, kell 11 järgmine laupäev. Matk on umbes 6-7 kilomeetrit. Ei ole väga pikk, kõigil on jõukohane. Pigem on see osadus looduses. Järgmine pühapäev on noortele jällegi peale laste sõnumit all noorteteenistus. Nii et kui sa tead veel noori, kes sellest ei tea, siis anna edasi teade ja ootame kõiki noori. Ka koguduse liikmed võivad vahest tulla piiluma, täiesti okei on meil seal. Ei ole midagi imelikku. Samamoodi teenime ja ülistame Jumalat noortega koos. Aga siis on meil veel täna väga värske teade teile noortega koos. Nii. Tulge kõik noorte kohvikusse. Täna on meil noorte kohvik all ja me kogume raha selleks, et natukene vähendate noorte laagri osavõtumaksusi, ehk siis kõik meie oma noorte jaoks. Et kui laagrid tulevad, siis nii palju, kui teil on südant anda ja toetada, siis tehke seda, sest noored väga vajavad seda abi ja noored väga tahavad meil laagritesse minna ja nendes käia, aga kõik tänapäeval maksab. Nii et tulge rõõmsa südamega ja noored on teile midagi väga erilist valmistanud ka seal. Aitäh! No nii, väga tore. Aga nüüd paneme kokku ka meie kogudusse korjanduse ülistuslaulu saatel. Märkamatult talves saanud kevad, kuid mulle jäi ta tulek teadmata. Ma justkui pimedana käiksin siin maailmas ja jälle mõnda imet avastan. Nii märkamatult aastad päevad kaovad ja hiljem ainult hetk neist meelde jääb. Jumal, peata palun kiiruses kord kellad, et valik teha, mida jõudma peab. Kas issand tõesti sinu soov on see, et päevast päeva kiirusega võidu jookseme? See annab aega üksinduses, et valik teha, vastu minna sellele, mis see. Salajaga saabub elu sügis, mil vaagitakse kõik me sõnad teod ja siis on peatunud viimaks kellad ning enam töötamiseks puudub aeg. Ei issand sinu soov ei ole see, et päevast päeva kiirusega võidu jookseme. Minna sellele, mis sees. Ei issand sinu soov ei ole see, et päevast päeva kiirusega võidu jookseme. See annab aega üksinduses, et valik teha, vastu minna sellele, mis sees. Vastu minna sellele, mis sees. Vastu minna sellele, mis sees.
ja isa, ma tänan sind selle armuanni eest, mis on kokku pandud sinu koja toetuseks, issand, ja ma palun, et iga inimese vajadused siin kojas võiks saada, issand, täidetud, issand, hoia ja kaitse meid ja issand, ma palun ka selle finantsilise poole sinu kätte, issand, et kui on ajad, kus me ei tea, mis juhtub, siis issand, sina hoolitsed selle eest, et meil oleks kõik kaetud. Issand, täname sind sünnipäevalaste eest, kes on möödunud nädala oma sünnipäeva tähistanud. Issand, õnnistad igat ühte neist ja õnnistad nende alanud uut eluaastat. Issand, ma palun, et see võiks olla täidetud, issand, sinu armuga, issand, sinu püha vaimuga. Issand, täida ja õnnista neid. Issand, aga ma palun sinu ette ka need palvesoovid, mis on siia toodud. Üks koguduse liige palub tervenemist, issand, oma alaseljale, mida ta on vigastanud. Issand, sina näed seda valu ja issand, ma palun, et sa võiksid oma käe panna selle selja peale ja issand, tervendada oma väega, issand, et see selg võiks saada terveks. Issand, siin on veel üks koguduse liige, kes palub tervenemist ja sina näed kõike seda, mis on viga selle tervisega ja mis olukord seal on, issand, tal on vaja operatsiooni, aga ta palub sinu käest, et kui vähegi võimalik ja see on sinu tahe, issand, et siis ei läheks selleni. Issand, sina tead, mis on seal vaja ja mis on arstide hinnang sellele. Ma palun, et sina võiksid tõesti anda tarkust selles olukorras, issand. Tarkust, et teha õige otsus ja issand, et sinu tahe võiks sündida, et sina võiksid tervendada. Issand, ma palun, me kiriku kalendri järgi sinu ette me Tallinna uue alguse koguduse. Issand, õnnista kõiki töötegijaid seal, õnnista pastorit. Issand, ma palun, et sinu töö, sinu karjase töö võiks seal jätkuda ja issand, sa võiksid tõesti aidata neid inimesi, kes on seal. Palun sinu kätte ka palve partnerkoguduse Paides. Issand, õnnista sina Kristinat ja issand, ma palun, et sina annaksid tõesti oma juhtimist seal. Issand, et inimesed, kes tulevad sinna kotta kokku, võiksid tõesti tänu ja kiitust tuua sinu kõrgele nimele. Issand, tänu sulle kõige selle eest. Aamen. Me paneme tähele Jumala sõna ja seda laulust 118, salmid 19-23. Avage mulle õiguse väravad, ma lähen neist sisse ja tänan issandat. See on Jehova värav. Õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa oled mulle vastanud ning tulid mulle päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. Apostlite teod 2:41-47. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Tõuskem palun, et kuulda sõna Matteuse evangeeliumi 21. peatükist, salmidest 18-22. Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga ja kui ta nägi ühte viigipuud tee kõrval, läks ta selle juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele, ei tule sinust enam iialgi vilja, ja viigipuu kuivas otse kohe ära. Kui jüngrid seda nägid, ütlesid nad imestades, kuidas see viigipuu nii otse kohe ära kuivas. Aga Jeesus vastas neile,
tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele ütleksite, kerki ja kukuta end merre, siis see sünniks. Ja kõike, mida te iganes palves palute, uskudes, seda te saate. Aamen. Palun istuge. Soovin keskenduda tänasel jutlusel just sellele teisele loetud kirjakohale, mis oli ka kiriku kalendris esimene tänane kirjakoht, nimelt apostlite tegudest. Ja Luuka evangeeliumi apostlite teod on kirja pandud meil ühe arsti poolt, Luukas. Ja tundub, et siin kohal see arst annab justkui ühe retsepti kogudusele kasvuks. Ja selle läbi, et ta kirjeldab seda algset kogudust peale pühavaimu väljavalamist, kuidas see hakkas siis oma elu korraldama ja elama selles pühavaimu väes. Ja ma sooviksin täna justkui natuke nagu piiblitunni stiilis teha seda jutlust, et te näeksite seda kirjanduslikku geeniust, mis oli siis kas Luuka teada või siis Luuka teadmata pühast vaimust inspireerituna tema kirjasules. Ja vaadata nagu lähedalt neid salme ja näha seda geniaalset retsepti, mis ma arvan on ka retsept meie kogudusele kasvuks ja üldse kristlikule kirikule. Kui me vaatame neid salme, siis seal on päris mitu kirjanduslikku võtet, mida ei oska võib-olla ise märgata ja mis kindlasti paremini tulevad esile kreeka keeles kui tõlgitud keeltes. Aga kui te vaatate seda slaidi, siis te näete, et siin need salmid 41 ja siis selle salmi 42 teine pool moodustavad ühe raamistiku. Ehk siis need on väga sarnased ja nad mõlemad mainivad seda, kuidas siis koguduse hulka lisatakse inimesi. Ja nende salmide vahele jääb justkui siis selline, need salmid nagu raamivad selle, mis nende vahele jääb, ehk siis salmid 42 kuni 47a. Ja tegelikult seal on siis selline sisu esile toodud. Kui ma lähen korraks järgmise slaidi peale, siis me võime vaadata seda niimoodi, et need äärmised salmid seal on justkui nagu selline kommentaar koguduse välisele kasvule. Esimene salm on selline plahvatuslik kasv, kus 3000 lisatakse nende hulka ja see teine on selline järjepidev, mina ütleksin tilkuv, aga ma ei tea, kas see on sobiv sõna, aga selline järjepidev, selline ühese fookusega kasv, kus päevast päeva issand lisab usklike hulka. Nii et me võiks öelda, kui natuke akadeemiliselt seda kutsuda, siis see on nagu kvantitatiivne kasv, ehk siis arvuline, selline justkui nagu numbrites või see väline kasv, mis toimus kogudusega. Ja see on oluline. Aga nüüd, et näha seda, milline see sisemine kasv siis on, siis me pöördumegi nende keskmiste salmide poole, mis jäävad selle raami sisse. Ja siin esimeses salmis kohe 42 Luukas toob meile kokkuvõtte, et millised on need 4 sammast justkui, millele algkogudus siis rajas oma sellise kvalitatiivse või sisemise kasvu. Ja need 4 sammast on õpetus, täpsemalt apostlite õpetus, siis osadus isekeskis ja siin ma natuke kommenteerin ka seda kreekakeelset sõna, sakramendid ja võiks öelda palveelu. Ja seda te näete just selles salmis 42, aga nemad püsisid ja siis ta annab 4 kategooriat. Apostlite õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ja nüüd, olles maininud need 4 sammast, iga järgnev salm annab justkui nagu pikema kirjelduse nendele 4 sambale.
Ja me näeme seda just sellest, see tuleb just nagu algkeeles paremini esile, sest kõik need sõnad, kõik need 4 sõna mingil kujul ilmuvad siis nendes järgmistes salmides. Näiteks see kommentaar apostlite õpetusele on järgmises salmis 43, ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Nüüd see on väga huvitav ja meile natuke võõras, sellepärast, et minu mõistus tahab öelda, et kuidas on seotud õpetus tunnustähtedega või imetegudega. Nad püsisid õpetuses, aga seda kirjeldama hakkab ta hoopis läbi selle, et apostlid tegid inimesi terveks Jeesuse nimel ja nii edasi. Ja tegelikult juudi mõistuses see ei tekita sellist dissonantsi. Sellepärast, et on loogiline, et see, mida sa õpetad, sellest sa käid. Ja tegelikult me näeme seda ka pühakirjast. Kui te mõtlete, võib-olla mõni tahab isegi korraks lahti võtta Johannese evangeeliumi 3. peatüki ja esimesed salmid, siis meile öeldakse seal, et aga variseride hulgas oli mees nimega Nikodemus. Ja siis kirjeldatakse meile, et tema siis oli einestamas koos Jeesusega ja ta ütleb midagi väga huvitavat seal alguses kohe Jeesusele. See on esimene asi, mida Nikodemus seal ütleb, et rabi, meie teame, et sina oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei saaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Mõistate, seal on see sama muster. Ma tean, et sina oled Jumala poolt saadetud õpetaja, mitte sellepärast, et sul on hea retoorika, Anne, või sõnaseadja oled sa hea, või sul on uhke PowerPoint, mida näidate, või et sul on väga palju lugevust või sellist teadmisi. See oleks ju loogiline, kui sa oled hea õpetaja, siis sul on palju informatsiooni seal 2 kõrva vahel ja sa oskad seda hästi edasi anda. Aga ei, ta ütleb, et sellepärast, et keegi ei saaks teha neid asju, mida sina teed, kui temaga poleks Jumal. Mõistate, et seal ei ole seda dissonantsi. See, mida ta õpetab, väljendub selles, kuivõrd Jumala vägi on toimiv temas ja tema tegudes. Ja ma arvan, et see esimene õppetund ka meile täna siit on, et kristliku ja algkoguduse õpetuse üheks talaks oligi see, et sõnad ja teod käivad koos. Ja ma siiralt usun seda, et see, kes õpetab, see peab kuidagi käima ka nendes tegudes, mille aluseid ta õpetab. Ja kui mina õpetan teid siin täna või kui kes iganes teile kantslist räägib, aga kui meie elud ei kuidagi peegelda seda, mida me õpetame, siis niivõrd kehvemad õpetajad me oleme. Mõistate, ma võin väga osavalt sõnad ritta panna ja väga huvitavaid väljendid kasutada või PowerPointe, aga see võib kõditada teie kõrva, aga see ei muuda teie elusid, kui seal puudub nagu Jumala vägi. Ja Jumala vägi on seal ainult siis, kui mina ise seda asja elan, mida ma õpetan. Nii et tegelikult juudi kõrvadele seal ei ole seda dissonantsi. Nad püsisid apostlite õpetuses ja nad nägid ka imetegusid. Nüüd see koinonia, see osadus isekeskis, see on väga huvitav. Nimelt, meil on nüüd salmid 44 ja 45, mida koos vaadata. Ja need ütlevad, kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas ja murdsid leiba. See leiva murdmine jääb küll natuke meie järgmise teema juurde, aga see idee, et usklikud on üheskoos, ühel meelel ja siis ka seda, et nad jagavad seda, mis neil on. Kunagi pastor Allan Laur ütles väga ilusti, et eesti keeles see sõna osadus ongi see, et usklikud tulevad kokku, inimesed tulevad kokku,
mina toon oma osa, sina tood oma osa ja see on osadus. Ja tõepoolest, koinonia väljendab seda sellist sügavat ka vaimude või inimeste selliste vaimset nagu liitmist just sellepärast, et tegelikult teistes kirjakohtades see koinonia väljendab ka kolmainu Jumala enda nii-öelda siseelu, seda sügavat osadust ja lähedust, mida jagavad Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aga mis on selle termini puhul eriti kihvt, vähemalt mulle kihvt, on see, et see koinonia ei ole ainult mingi abstraktne selline vaimne kooslus, et meil on kuidagi selline mingisugune hea aura siin koos, mida me jagame. Aga koinonia kasutati kreeka keeles ka äripartnerluse suhtes. Konkreetselt, kui kaks inimest otsustasid koos turul midagi konkreetselt teha või astusid mingisuguse koostöösse, siis see oli ka koinonia. Ja sellepärast ei ole juhus, ma arvan, et Luukas kohe järgmisena ütleb siin, et see koinonia puudutas ka nende ressursse, nende vara. Ta ütleb, et omand ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nii et see osadus, mis neil oli, ei olnud lihtsalt mingisugune vaimne selline tundmatu nagu ollus, aga see oli see vaimne, see oli see armastus, aga see oli ka mateerias. Selles mõttes see oli see raha või need riided või see toit või see, mida nad ühiselt siis jagasid nõnda, nagu kellelgi vaja oli. Mõistate, et selles, et me lähme nüüd kiriku kohvikusse, paneme sinna karpi raha selleks, et nüüd noor, kes võib-olla ise ei saa lubada seda, et ta maksab oma laagri osavõtumaksu, saab selle võrra tulla sinna laagrisse, see on koinonia. See on see, et me ühtlustame seda, mida Jumal meile kõigile on andnud. Ja selles mõttes see koinonia on midagi käega katsutavat. Ma arvan, et inimesed, kes siin kodugruppides käivad ja kus te kogete iga nädal seda, et üks toob õunakoogi ja siis keegi keedab kartuli ja siis kolmas toob hakklihakastme, seal on see koinoniaga nagu sellises maitse meeles ja käega katsutav või keelega katsutav. Et see on see osadus ja see vaimne ühtsus, mida me jagame, aga see on ka mateeria. See on ka need füüsilised asjad, mida Jumal on meile kinkinud ja mida me tema kuningriigis niimoodi jaotame, et kõikide vajadused oleks kaetud. Ja nüüd me lähme hästi olulise samba juurde, mida ma olen nimetanud siin sakramendid, võib-olla Vesti ütleks armuvahendid, aga järgmine salm mainib meile leiva murdmist. Ja selle aasta alguses meil oli ka jutluste seeria, kus me rääkisime, miks me seda teeme. Ja kui te panite tähele need 2 sakramenti, millest oli juttu, siis ühel pühapäeval jagati armulauast ja teisel ristimisest. Ja läbi 2000 aasta need ongi kristliku kiriku 2 põhilist sakramenti olnud, mida kirik on alati teinud, millest ta on püsinud ja küll teinud seda erinevate nii-öelda vormidega, kus kuidagi, aga järjepidevalt. Ja meil on samuti öeldud siin, et see, mis moodustas sellest algsest retseptist ühe osa, oli see, et usklikkond püsis nendes sakramentides. Ja kuigi see 1.46 salm mainib meile leiva murdmist, aga ristimist oli siis mainitud juba 41. salmis ja tegelikult ka 38. Nii et Luukas toob meile seal retseptis need 2 peamist sakramenti ära. Ja siis palveelu. Ja kui te vaatate nüüd seda palveelu kommenteerivat salmi, mis on siis 46. teine pool ja 47. algus, siis tegelikult on meil siin juttu hoopis ülistusest. Ja see on huvitav, et selle asemel korrata sõna palve, siis Luukas mainib nagu koos Jumala kiitmist. Aga mis muu on palve, kui meie suhtlus ja kommunikatsioon Jumalaga, milles me toome ka oma tänu ja oma kummarduse ja kiituse? Jah, palve sisse mahub võib-olla rohkem, me toome ka oma vaeva ja mure, aga tegelikult, kui te mõtlete selle peale, siis psalter on täis oma rõõmu ja mure
ja oma pattude tunnistamist. Mõistate, et Jumala kiitus, seega, mis võtab muusikalise vormi kirikus, on tegelikult osa meie palveelust. Üks Põlva koguduse õpetaja, ma mäletan, ütles väga ilusasti, kui me hakkasime laulma, siis ta ütles, et palvetagem need noodid või palvetagem need laulud Issandale. Ja samuti me laulame oma palveid ja selles mõttes ka Luuka silmis võib-olla on midagi, mis käibki käsi käes. Ja mulle veel eriti meeldib, et see retsept ei lõppe mitte koguduse endaga, sest seni kõik need asjad, mida ma olen loetlenud, justkui looksid sellise keskkonna, kus meil on hea olla. Siis Luukas viitab sellele, et ei see koinonia, see lähedane osadus, see elu, mida me pühas vaimus koos jagame, need imed, mida me näeme, see peab jõudma kogudusest väljapoole. Ja ta mainib just, et kiites Jumalat nad ka leidsid armu rahva silmis. Nii et kokku võttes seda kõike, siis paar sellist punkti tänasest jutlusest. Meie sõnad ja teod peavad koos käima. Te olete kuulnud seda ütlust, et tehke mu sõnade, mitte mu tegude järgi. Kristlikus maailmas see ei pea paika. Paulus ütles, et võtke eeskujuks mind, nii nagu mina võtan Kristuse. Ehk siis tehke nii mu sõnade kui mu tegude järgi. Teisena, meie ise peame üheskoos käima ja ühte hoidma. See on see koinonia. Ja nagu ütles kunagi John Wesley, et parim on see, et Jumal on koos meiega. Ja ma usun, ka koguduse koos käimisel parim on ju see, et Jumal on koos meiega. Jällegi tagasi tulles selle kooliaasta alguse jutluse seeria juurde, siis miks me koos käime? Vanem pastor jutlustas sellest, see on Jumala ligiolu. Ja kuidas Jumal on koos meiega, see tuleb samuti siit retseptist hästi välja. Ta on seda sõnas ja ka sakramendis. Ja ta on seda nii palves kui ka ülistuses. Miks? Kas selleks, et meil oleks siis lihtsalt hea olla siin maailmas? Ei, selleks, et see arm, mida me siin kogeme ja jagame, võiks jõuda kogudusest väljaspoole. Võiks jõuda meie maa ja rahvani ja ka teiste rahvastani. Me tõuseme ja palvetame. Püha Jumal, ma tahan sind tänada selle justkui nagu retsepti eest, mida su sõna meile ilmutab ja mida sina läbi oma püha vaimu läbi ja arst Luukase läbi lasid meieni jõuda. Issand, see sama vägi, mis tabas sinu rahvast, see püha vaimu tuli, me palume, et tabaks ka meid. Ilma selleta ei ole ei välist ega sisemist kasvu. Aga issand, ma palun ka seda, et meie kogudus võiks tõelist kasvu näha. Nii välist kui sisemist. Jumal, nii arvulist, nii seda, et meie hulka lisandub päevast päeva uusi inimesi. Aga ka seda, et sisemise inimese poolest igaüks kasvaks sulle lähemale. Jumal, ka seda, et ise keskis me jagaksime seda koinoniat, seda osadust. Jumal, nii vaimselt, nii meie armastuses, kui meie vaimuandides, kui ka lihtsalt selles, mida sa oled meile andnud. Jumal, et kellegil ei oleks puudust käes. Jumal, ma palun, et meie koguduse elu väljendaks maa peal seda, milline on elu taevas. Väljendaks sinu tahet, sinu kuningriiki
ja Jumal, ma palun, et see, mida me isa keskis jagame, millega sa meid oled õnnistanud, et see jõuaks nendest 4 seinast väljapoole. Jumal, et see jõuaks maailma äärteni. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me võime istuda ja me kuulame mõtisluseks ühte väga ilusat ja tiivustavat laulu. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Ma usun, et tänane teenistus on midagi pannud kasvama küll meie südametes ja meil on täna raetud ka armulaud ja nagu juttu juba oli, see on üks meie pühadest toimingutest, meie sakramentidest. Ja sellel on antud ka hoiatus piiblis, et kui sul on midagi oma õe või venna vastu, et siis mine lepi enne ära. See on koht, kus me tuleme mitte ainult Jumala ette, vaid me tulemegi, et olla osaduses üksteisega ja Jumalaga. Ja ma palun, et me tõuseksime ja ütleme üheskoos aposteliku usutunnistuse. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontus Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse,
üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Me võime jääda seisma ja kuuleme veel ühte ülistuslugu. Seisan üksi vete ääres, udu laiub üle maa. Lainte hääl on üha valje, ühte laulu kannab ta. Laulan üksi mere rannal, pilvedele kivile. Mõtteis polegi sa kaugel, tuul viib laulu sinule. Silmad suled, seal oled lähedal ja mind kannad läbi öö. Juba kuulengi, nagu laulaksid seda laulu minule. Läida künal vete peale, läida künal südames. Külma valgus sinu laual, saadab sära kaugele. Läida künal vete peale, läida künal minule. Üle mägede ja uru, siit toob lähedale see. Läida künal vete peale, läida künal südames. Külma valgus sinu laual, saadab sära kaugele. Läida künal vete peale, läida künal minule. Üle mägede ja oru, siit toob lähedale see. Kristus, meie issand, kutsub oma lauda kõiki, kes teda armastavad, kes siiralt kahetsevad oma patte ja püüavad elada üksteisega rahus. Tunnistagem seepärast Jumala ja üksteise ees oma pattu. Halastaja Jumal, me tunnistame, et me pole sind alati armastanud kogu oma südamest ja oma ligimest nagu iseennast. Me palume, anna meile andeks, vabasta meid rõõmsaks sõnakuulelikkuseks Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Me palvetame vaikselt oma südames ja räägime issandaga. Kuulgem head sõnumit Jumala sõnast. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused. See tunnistab Jumala armastusest meie vastu. Jeesuse Kristuse nimel teile on andeks antud. Jeesuse Kristuse nimel sulle on andeks antud. Au olgu Jumalale. Aamen. Me võime soovida üksteisele issanda rahu. Issand olgu teiega. Tõstke oma südamed Jumala poole. On õige tuua tänu ja kiitust.
sellepärast laulame koos sinuga rahvaga maa peal ja kõigi taevaväe hulkadega alati kiitus sinu pühale nimele, öeldes: püha, püha, püha on Issand, taevavägede Jumal. Taevas ja maa on täis sinu au. Austus olgu sulle, kõige kõrgem Issand. Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Hoosianna kõrges. Meie Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele, ütles: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Pärast õhtusööma aega võttis ta karika, tänas, andis oma jüngritele, ütles: jooge kõik sellest. See on uue lepingu veri, mis on valatud teie ja paljude eest pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sellepärast, meenutades neid sinu vägevaid tegusid Jeesuses Kristuses, anname meie endid kiituses ja tänus pühaks ja elavaks ohvriks, koos Kristuse ohvriga meie eest, kuulutades ususaladust. Kristus on surnud, Kristus on üles tõusnud, Kristus tuleb jälle tagasi. Vala välja oma püha vaim meie peale, kes oleme siia kogunenud, ja nende andide peale. Tee nad meie jaoks Kristuse ihuks ja vereks, et meie võiksime olla maailmale Kristuse ihuks lunastatud tema verega. Oma vaimu kaudu tee meid üheks Kristusega, üheks üksteisega ja üheks kogu maailma teenimises, kuni Kristus tuleb lõplikus võidus ja me tähistame seda tema taevase pidusöögiga, sinu poja Jeesuse Kristuse läbi, koos püha vaimuga sinu pühas kirikus on sinu päralt kõige väärin Isa, kogu au ja kirkus nüüd ja igavesti. Aamen. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse vere või Kristuse ihu osadus. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks ole Kristuse vere osadus. Tõuseme veel kord ja ütleme üheskoos selle palve, mida Jeesus õpetas oma jüngritele. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
altar jääb avatuks, kui keegi soovib, me võtame vastu õnnistussõnad. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja tema püha vaimu osadus, koinonia, see olgu ja jäägu kõikide meiega. Aamen.